hooaeg on ju pikalt edasi lükkunud, kõik tahavad võistelda, et meil sai esimese tunni ajaga kohe peaaegu kõik klassid poolenisti täis ja 2 tunniga oli kõik välja müüdud, et sellist tungi ei ole kunagi varem ratsavõistlustel olnud nagu praegu. No, kõige suurem väljakutse praegusel ajal on kindlasti need piirangud, mis meile on sätestatud, et kuidas mahtuda ära niimoodi, et 100 inimese piir, hoida turvalist vahet osalijate vahel. Et see oli kindlasti kõige raskem. Õnneks meil on väga pädev võistluste sekretär Ave Talts, kes suutis siis stardijärjekorrad niimoodi korraldada, et saime ära mahutatud, et ei oleks mingil hetkel üle 100 inimese korraga koha peal. No, põhirõhk oli võib-olla isegi, et enda hobused saaks kiiresti vormi, et nüüd kui hooaeg algab. Aga kuna meil olid neid harjutusradasid siin varemgi üleval, siis oli näha, et inimeste huvi on suur ja iga sportlane põleb, et startida. No, tähtis on kindlasti, et oleks ka varuplaan, et alati ei lähe asjad nii, nagu on ette planeeritud ja see aasta arvasime, et oleme selleks ajaks juba 5 rahvusvahelist võistlust teinud ja käinud igal pool ringi, et siis tuli plaanid ümber teha, keskendusime noortehobuste treenimisele ja kodutalli majandamisele. Jah, kindlasti planeeritud vorm saabub hiljem ja seda siis kasutada või testida võimalusi on vähem, aga eks võistlemine on ikka võistlemine, alati annad endast parima ja siis ootad, et hobused areneksid, noored hobused areneksid, õpilased areneksid. Esimese proovivõistluse me tegime nädal aega tagasi ja siis nagu oligi, tahtsime vaadata, et kuidas sujub ja kui palju inimesi liigub siin ja siis sai selgeks, et see on täitsa võimalik teha ja siis see nädal tegime nagu sellise õige võistluse, et tundub, et sujub ja inimeste arv püsib lubatud piirides ja ma arvan, et kõik on väga rahul. Treeningutega oli natuke nii ja naa, et põhimotivaator on alati võistlused, et hobused vormi ajada ja kuna võistlusi otseselt ei olnud, siis põhihobused paratamatult olid rohkem nagu pool puhkusrežiimil ja sai noortele hobustele keskenduda rohkem. Ja nüüd õnneks meil on juuni on selline kuu, kus on nagu niuke võistlus nagu on, aga täies mahus mitte, siis loodame, et selle aja jooksul saab oma põhihobused ka tippvormi ja juulis saab siis äkki juba mõne rahvusvahelise võistlusega alustada. No võib-olla aasta algus olid mingid sihid, aga nüüd need on kõik muidugi vähe teisejärgulised, et võistluskalender veel paigas ei ole päris, ei tea, mis võistlused see aasta toimuvad. Et kõik on lahtine tegelikult, et loodame, et aasta teises pooles hakkavad ikkagi suured võistlused pihta ja saab nagu keskenduda rohkem võistlemisele, aga eks aeg näitab. Meil on kodus väike tall ja me oleme küllaltki eraldatud, nii et töö käis täie hooga edasi ja ütleme niimoodi, et mingisugust suurt pausi nagu olnud ei ole. Täpselt samamoodi, ega treeningplaan ei ole nagu kunagi muutunud. Lihtsalt kui sa oled kodus, sa saad rohkem igasuguseid detaile töötada ja oma miinuskohad läbi mängida, mis on jäänud talvel nõrgaks ja ei kõik, minu jaoks on kõik okei olnud. Seda nagu ei tunneta, praegu on nagu niuke tunne, nagu oleks just kevad ja esimesed võistlused lihtsalt, et sa ei tunneta seda, et on nagu tegelikult hooaja kesk juba. Ja mis siin ikka, tuleb see hooaeg kuidagi saada ühele poole, loodame, et nüüd kõik võistlused ei panda järjest niimoodi punti, et üldse puhata ei jõua, et nüüd oli nagu paus ja siis on kõik riburada pidi. Aga muidu lihtsalt jääb üks hooaeg natukene nõrgaks, ega see ei tee nüüd oluliselt midagi muuda, ma arvan. Ei, noored on olnud selles mõttes motiveeritud, ilusti on töö kodus tehtud, eks kindlasti eriti noortel oleks vaja rohkem võistlusi ja käimist, aga no mis sa siin teed. Aga selles mõttes hobused ja noored olid kõik tipp-top vormis. Ja ega siin ei maksa üle mõelda, et
selles mõttes mul on enamus hobuseid veel pole nii vanad, et sa mõtled, et oih, see on nagu viimane hooaeg, mis oleks taht teha, et kui siin natukene lihtsam aasta tuleb, minu puhul ma loodan, et ei juhtu midagi.